Pokrovsk. Enne seda ei teadnud enamik inimesi Ida-Ukrainast kaugemal sellest tagasihoidlikust Donetski oblastis asuvast tööstuslinnast, kus elas ligi 60 000 inimest. Aga peaaegu 2 aastat oli see üks Venemaa kurnava pealetungi keskpunktidest Ida-Ukrainas. Alates 2024 aasta algusest kuni 2025 aasta lõpuni paiskasid Vene väed linna pärast peetavasse lahingusse mehi, soomustehnikat, suurtükiväge ja droone, liikudes aeglaselt edasi miiniväljade, kaevikuvõrkude ja väsimatu Ukraina vastupanu kaudu. Edenemine oli nii aeglane, et seda mõõdeti meetrites, mitte kilomeetrites, kui Vene väed. 2025 aasta detsembris Pokrovski varemepesse tungisid, sai lahingust kogu sõja sümbol. Suur pingutus, suured kaotused ja väike strateegiline kasu. Kuigi Kreml kuulutas võidu, ei toonud Pokrovski vallutamine oodatud läbimurret. Ka pärast linna vallutamist ei saa Venemaa sellega midagi teha. Vaatame, kuidas Ukraina vasturünnakud kasutasid ära Vladimir Putini avantüüri ja muutsid selle üheks Kiievi olulisimaks lahinguvõiduks. Samal ajal kui Venemaa valas ressursse Pokrovski pärast peetavasse võitlusse, oli Ukraina keskendunud hoopis millelegi muule, peatades Venemaa edasitungi ülejäänud rindel. 2025 aasta detsembri lõpus, pärast Venemaa võidukuulutust, alustas Ukraina vasturünnakuid, kasutades ära seda, kui palju Vene vägesid oli Pokrovski ümbruses seotud. Ukraina väed vallutasid tagasi 2026 aasta veebruaris vähem kui 2 nädalaga umbes 115 ruutmiili ja hävitasid peaaegu 2 Vene rügementi. Venemaa vallutas Pokrovskis veebruarist 2024 kuni jaanuarini 2026 päevas umbes 70 meetrit ehk 0,04 miili. See on aeglasem kui verine Sommi lahing esimeses maailmasõjas. Lisaks on Ukraina julgelt väitnud, et edasiliikumise tempo tähendab, et osa piirkonnast võib nimetada halliks tsooniks, kus kumbki pool ei suuda tegelikult mingit tõhusat kontrolli kehtestada. Kui Venemaa edeneb suuremas asulas, korraldab Ukraina mujal vasturünnaku, et neid tõrjuda. See meenutab sõjalist mutimängu. Venemaa Kurski oblastis oli Sudža linn Kremlile alandava lühikese episoodi kohaks. Ukraina vägedel õnnestus 2024. aasta augustis ootamatu piiriülese rünnakuga linn enda kontrolli alla võtta, paljastades, kui haavatavaks oli Venemaa enda territoorium muutunud. Moskva vallutas Sudža tagasi 2025. aasta märtsis pärast suurt vastupealetungi, kuid see purustas narratiivi Venemaa täielikust kontrollist piiri ääres ja sundis Kremlit viima vägesid Ukraina rindelt eemale. Sõjaliste analüütikute ja geologeeritud lahinguvideote järgi kaotab Kreml lisaks territooriumile ka infosõja oma juhtimisstruktuuri vastu. Väliväe ülemad teatavad ülemustele võitudest, mida pole olnud, ning selle järgi jagatakse ressursse. See pole vaid lahinguvälja mulje. Ukraina tegutseb nii, nagu tal oleks endiselt struktuurne eelis, piisav selleks, et jätkata pealetungi surve avaldamist ja samal ajal taluda Venemaa rünnakuid. Nad kulutavad Vene üksusi suures ulatuses ja hoiavad samal ajal seda habrast, kuid siiski reaalset ülekaalu rindel. Kiievi jaoks on iga vasturünnak, sealhulgas Pokrovski oma, ka poliitiline sõnum, et sõda kestab. Tulemus on lahtine ja Ukraina sõjavägi hoiab initsiatiivi. Pokrovsk pole lihtsalt suvaline Ukraina linn. Enne seda oli see oluline Ida-Ukraina logistikakeskus, sealhulgas raudtee ja maanteesõlm, mis varustas Donbassi rindejoont. Lääne analüütikud, Ukraina komandöörid ja Vene planeerijad mõistsid kõik selle vallutuse teoreetilise tähenduse. Ukraina varustusteede sulgemine, survetõus naaberpositsioonidele ja strateegiline tugipunkt. Lühidalt oli Pokrovsk eesmärk, mis pidi õigustama Venemaa sinna jõudmisel kantud kaotusi. Venemaa sõjavägi sai varemetes linna. Ukraina väed kulutasid aastaid logistika ümbersuunamisele, alternatiivsete varustusteede tugevdamisele ja valmistasid taganemispositsioone ette. Kui Vene sõdurid linna varemetes liikusid, oli selle strateegiline väärtus juba kadunud. Kõik, millest Ukraina ilma jäi, oli endine logistikasõlm, rõhuga sõnal endine. Kreml kulutas 3 aastat ja 100 000 mehi pidevalt liikuva sihtmärgi tagaajamisele. See on Venemaa sõjalise pingutuse süngeim kokkuvõte. Selleks ajaks, kui nad kohale jõudsid, oli see, mida nad tahtsid, juba kadunud. Venemaa suutmatus Pokrovskist kasu lõigata ei olnud isoleeritud. 2024. ja 2025. aasta kurnamissõja mõju vaadates on selge, et Ukraina saavutas Vene pealetungi pidurdamisel vaid piiratud edu. See oli samuti ilmne. Võitles ju Ukraina vastasega, kellel oli paberil arvuline ülekaal.
Venemaal oli sõja alguses rohkem sõdureid ja soomukeid rindel ning suurem kaitsetööstus, mis tootis kiiresti sõjas vajalikke tarvikuid, eriti suurtükimürske. Kuid eelised tõid kaasa piinavalt aeglase edenemise. 2026. aasta alguseks oli Venemaa kaotanud hinnanguliselt 250 000 sõdurit, kuid nende pealetung tõi vaid tühised edusammud. Pokrovsk on selgeim näide. Kulutati palju ressursse, kanti suuri kaotusi ning lõpuks jäi vaid varemetes linn. Moskva jaoks on sellel sõnumil teistsugune tähendus. Vladimir Putinis poliitiline identiteet ja võim põhinevad otsustava võidu lubadusel, eriti viimase 4 majanduslikult raske aasta ja sõjas kantud miljoni kaotuse tõttu. Eesmärgid olid Kiievi vallutamine, Ukraina valitsuse kukutamine ja Ukraina taasliitmine Venemaa mõjusfääri või föderatsiooniga. Iga päev, kui eesmärke ei saavutata, laguneb narratiiv veelgi. Ja seda raskem on seda narratiivi hoida. Välismaal peab Kreml kulutama üha rohkem jõupingutusi, et hoida üleval valevõitude ja territoriaalsete nõuete propagandat Donetski maapiirkonna põllumaade ruutkilomeetrite üle. Venemaa peab taristusse palju investeerima, et piisavalt vägesid ja laskemoona rindele saata. See taristu laguneb viisil, mida on raske tagasi pöörata. Venemaa raudteed, RZHD, on riiklik monopol, mis transpordib umbes 87% Venemaa puuvillast. See on riigi ja Venemaa sõjalise tarneahela selgroog, hõlmates 11 ajavööndit. 2026. aasta alguse seisuga on RZHD-l ligi 4 biljonit rubla võlga, mis teeb umbes $52 miljardit. See on korporatsiooni suurim kriis 16 aasta jooksul. 2025. aastal kandis ettevõtte 5 aasta jooksul esimest korda puhaskahjumit. Ettevõtte rahavarud vähenesid 251 miljardilt 21 miljardini, kahanedes 12 korda. Ettevõte on sunnitud saatma töötajaid palgata puhkusele, on alustanud koondamisi ning on vähendanud oma investeerimisprogrammi veerandi võrra. Vene valitsus läks isegi nii kaugele, et andis korralduse müüa hädaolukorras 62-korruseline Moskva pilvelõhkuja, mille RZHD oli ostnud vaid 2 aastat varem, 2024. aastal. See on nagu garaaži müük, et kompenseerida suurt majanduskahju, mis tuleneb valitsuse nõudmiste täitmisest. Selgroog on murtud ning valu tuntakse ka mujal, näiteks lahinguväljal. Alates 2022. aastast on sõjalised saadetised raudteel prioriteetsed, mis on vähendanud kaubavedu ja RZHD tulusid ning raskendanud ettevõttel võla teenindamist. Kaubamahud langesid 2024. aastal 4%, jõudes 15 aasta madalaimale tasemele ning langus kiirenes 6,7% võrra 2025. aasta esimese 9 kuuga. Iga päev jääb ära umbes 200 rongi, kuna RZHD-l puudub 2500 vedurijuhti ja 3000 veduribrigaadi liiget. Ettevõtte 2026. aasta eelarve on juba 20% väiksem kui eelmisel aastal. Samal ajal kui RZHD on vabalangemises, püüab Vene valitsus seda elus hoida. Enne sõda andis RZHD 2,5% Venemaa SKP-st. Nüüd sõltub see riigi toetusest sundlaenude, rahasüstide ja võlgade mahakandmisega. See ettevõte on liiga suur ja tähtis, et lasta sel põhja minna ning Putin ja juhtkond teavad seda. Tarneahela probleem hõlmab ka Venemaa tsiviillennundust, mis on kokku varisemas. Lääne sanktsioonide järel kaotasid Vene lennufirmad ligipääsu kaasaegsete lennukite tarneahelatele. Allika sõnul võib 2026. aasta keskpaigaks varuosade puuduse tõttu üle poole Venemaa läänes ehitatud lennukitest jääda maa peale. Lennufirmad võtavad töökorras lennukeid varuosadeks, et teisi õhus hoida. See on ohtlik ja eesmärki õõnestav, sest iga lahti võetud lennuk tähendab üht vähem taastamisvõimalust. Volga-Dnepr, üks Venemaa suuremaid kaubalennufirmasid, andis 8 lennukit üle Aeroflotile tehinguga, mis oli sisuliselt tunnistus sellest, et neid lennukeid ei olnud enam võimalik iseseisvate varadena hooldada. Venemaal olid ambitsioonikad plaanid asendada oma lääne lennukipark kodumaiste lennukitega. Tootmismahud pole järjepidevalt saavutanud seatud eesmärke. Mäletate, kui Kreml teatas 2023. aasta lõpus, et lisab 2030. aastaks kommertslennukiparki 1000 lennukit. Tehastes toodeti 2024 ja 2025 aastal vaid 5 uut lennukit.
2024 aasta keskel vähendati eesmärki väiksema tootmise tõttu, kuid sellest ei piisanud. Pärast kodumaiste võimekuste säilitamise ebaõnnestumist jäeti plaan 2025. aasta keskel kõrvale ja Vene meedia ei maininud seda enam. Lennukitööstus ole ainus, mis Venemaal ebaõnnestub. Kui tahad teada, kuidas teistel tööstusharudel läheb, telli The Military Show kanal. Pakume värskeid analüüse ja reaalajas uuendusi. Naastes nende transporditööstuse kokkuvarisemise juurde on Venemaa riik, mis ulatub üle 11 ajavööndi ning mille lääne- ja idapoolseimate punktide vahemaa on umbes 8000 kilomeetrit. Usaldusväärsete ja kiirete transpordivõimaluste kadumisel võivad Venemaa kodanikud jääda oma pead. Kiire ja usaldusväärse maa- või õhutranspordi puudumisel võivad nad sattuda lõksu maailma kõige ebasõbralikumatesse piirkondadesse nii geograafiliselt, majanduslikult kui ka geopoliitiliselt. Majandussektoreid tühjendatakse, et suunata vahendid sõjaks, mistõttu on ainus võimalus liituda armeega ja minna Ukrainasse. See pole ilmselt ainus suvine sihtkoht, mida Vene sõdurid lähiaastatel kogeda võivad. Eesti Välisluureameti andmetel, kelle 2026 aasta hinnangut peetakse üheks kõige usaldusväärsemaks ja avatud allikatel põhinevaks analüüsiks Venemaa sõjalise võimekuse kohta, tootis Venemaa 2025 aastal ligikaudu 7 miljonit suurtükimürsku miinipildujamoona ja raketti. See on üle 17 korra rohkem kui 2021 aastal, vahetult enne sissetungi toodetud umbes 400 000 mürsku. 2023 aastast imporditi Venemaale hinnanguliselt 5-7 miljonit mürsku Põhja-Koreast ja Iraanist. 2025 aasta teisel poolel moodustas Põhja-Korea laskemoon umbes poole Venemaa suurtükiväe laskemoona kulust Ukraina rindel. Aga raportis on üks konkreetne osa, mis muudab selle numbri strateegiliselt murettekitavaks, mitte lihtsalt muljetavaldavaks. Venemaa ei kuluta seda kõike Ukrainale. Eesti märgib, et Moskva täiendab sõja alguses ammendunud strateegilisi varusid. Venemaa toodab laskemoona kiiremini, kui praegu lahingutes kulub. Kas nad koguvad laskemoona millegi jaoks väljaspool praegust rinnet? NATO peasekretär Mark Rutte võib nii arvata. Ta on otse öelnud, et Venemaa toodab 3 kuuga rohkem laskemoona kui kogu NATO terve aasta jooksul. Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius kirjeldas Venemaad kui riiki, mis on täielikult üle läinud sõjamajandusele. Mitte ainult selleks, et jätkata Ukraina kampaaniat, vaid ka selleks, et valmistuda järgnevaks. Kui seda tootmisbuumi kombineerida tõsiasjaga, et Venemaa pole vaatamata sellele laskemoona eelisele saavutanud sisuliselt mingit olulist territoriaalset edu, on see murettekitav suundumus. Kui toodetakse nii palju, aga ikkagi kaotatakse territooriumi või ei liigutata edasi, siis kuhu see tulejõud kaob? Raiskamine ja korruptsioon on üks seletus. See viitab sellele, et Venemaa dokumenteeritud logistilised läbikukkumised tähendavad, et tohutud kogused varustust ei jõua kunagi tõhusalt rindele. Eesti luureteenistus pakub murettekitava tõlgenduse. Venemaa valmistub tõenäoliselt tulevaseks konfliktiks ka siis, kui sõda Ukrainas jätkub. Siin muutub Venemaa strateegiline pilt vastuoluliseks. Ühelt poolt töötab Kremli kaitsetööstus sõjaaegse võimsusega, kogudes laskemoona sellises tempos, mis viitab ettevalmistusele suuremaks konfliktiks. Sõjamasina majanduslik vundament laguneb silmnähtavalt. Lääne sanktsioonid on peatanud Venemaa tehnoloogia importi, mis on vajalik kaasaegsele tootmisele. Venemaa SKT kasv aeglustub 2025. aastaks 0,6–1%-ni, võrreldes 2024. aasta 4,3%-ga, mis näitab, et riik on sõjamajanduses ning vajab sõja edukat lõpetamist majanduskasvuks. Ja siis on, nagu alati, Hiina. Venemaa sõltub Hiinast aina rohkem, alates pooljuhtidest kuni tööstuslike sisenditeni. See sõltuvus annab Pekingile märkimisväärse mõju Moskva üle, võimaldades dikteerida Venemaa nafta ja gaasi hinda, mis on peamised tuluallikad. See mõjuvõim on kasvanud ka geopoliitiliseks mõjuks, kus Hiina kasutab Venemaad sisuliselt selleks, et manipuleerida lääne institutsioonidega ja vähendada NATO mõju võtmevaldkondades, mis on Hiina kaubanduse jaoks olulised, nagu Lähis-Ida, Aafrika ja Kagu-Aasia. Nii on Putin teinud Venemaast samasuguse nukkuriigi, nagu ta tahtis luua Ukrainas, kuid ülejäänud maailmal kulus paar aastat, et sellele tõele järele jõuda. See seab Putini väga ohtlikku olukorda. Juhtkonna kiire kõrvaldamise ja riigi liitmise strateegia ebaõnnestus juba esimesel nädalal. Kurnami strateegia eesmärgiga väsitada Ukrainat ja lääne toetusest kauem vastu pidada on toonud kaasa 250 000 hukkunut ning transpordisüsteemi kokkuvarisemise institutsionaalsete läbikukkumiste tõttu. Venelastele sisendatavad propagandat, et kõik on korras, õõnestatakse mitmest suunast.
Vene ohvitseridel on valed otsas ning selgub, et küla vallutamise uudis ei too rõõmu nagu tegelik edasiminek. Ukraina eitab Vene edasiliikumist ja alustab vasturünnakuid. Ja Venemaa sõjalise doktriini läbikukkumised said ilmseks siis, kui Ukraina suutis mõne päevaga tagasi vallutada suurem osa Harkivi piirkonnast, mis oli üks tõhusamaid ja jõhkraid operatsioone pärast teist maailmasõda, sundides Vene vägesid oma elu eest põgenema. Millised on siis Putini alles jäänud valikud? Tegelikult on parem küsimus see, kui ohtlikud need alles jäänud valikud on. Kahjuks peab maailm arvestama tuumavõimalusega. Taktikalise tuumarelva kasutamine Ukrainas pole enam nii mõeldamatu kui aastal 2022, mis on juba muret tekitav. Lääne sõjaväed tegutsevad Lähis-Idas, viimati Iraanis, mis näitab, et tavapärasel heidutusel on piiratud tõhusus. Kui USA ja Iisrael ei suutnud tuumaähvardused heidutada USA'd ja Iisraeli minemast Iraaniga peaaegu täiemahulisse sõtta, võib järgmisena meeleheitlikuks muutuda Putin. Piiratud tuumaeskalatsiooniga, kus väikese võimsusega tuumaseadme plahvatus Ukraina sõjalise koondise, logistikasõlme või sümboolse sihtmärgi pihta täidetakse mitmeid Kremlile olulisi eesmärke. See lõhestaks lääne avalikkuse toetuse jätkuvale sekkumisele, paneks proovile, kas NATO punased jooned on tõelised või sümboolsed ning annaks Putinile võimaluse pärast aastatepikkust ummikseisu narratiivi dramaatiliselt muuta. Riskid on mõlemal juhul tõsised. Tuumarünnak Ukrainale tooks peaaegu kindlasti NATO vastuse, sealhulgas Venemaa sõjaliste varade hävitamise ja kaubandussuhete lagunemise globaalse lõunaga. See kinnistaks ka Hiina rahulolematust Moskva ettearvamatuse üle. Peking on hoolikalt avalikult vastustanud tuumarelvade kasutamist Ukrainas ning rünnak sunniks Xi Jinpingi avalikult vastanduma USA-le tuumarelvapoliitikas. Taktikaline tuumalöök ei muudaks sõja põhialuseid ega matemaatikat. Ukraina võib kas kapituleeruda Venemaale, mis on ebatõenäoline, või jätkata rünnakuid, et taastada territoorium ja saada NATO abi. NATO ei lahkuks tõenäoliselt Ukrainast, muutes riigi märtriks agressiivsema heidutuspoliitika nimel, kus Venemaad ennast rünnatakse tuumarelvaga, et vältida rünnakuid. See jätab Putini kas surnuna maha või juhatama riiki, mis on majanduslikult ja sõjaliselt laostunud ning võib olla kaotanud osa oma suuremaid asustuskeskusi ja sõjaväebaase. Teine stsenaarium on stagnatsioon, rindejoonte külmutamine ja aktiivsete operatsioonide vähendamine madala intensiivsusega tasemele. Ja veeta mitu aastat laskemoonavarusid taastades, soomusmasinaid asendades ning vaikselt valmistudes tulevikus suuremaks pealetungiks. See on stsenaarium, mis teeb lääne sõjaväeplaneerijatele kõige rohkem muret just seetõttu, et see on laual olevatest valikutest kõige ratsionaalsem. Mitmeaastane paus annaks Venemaale aega taastada selline soomuslöögijõud, mille ta kaotas 2022. aastal, täiendada oma suurtükiväe varusid tasemeni, mis võimaldaks alustada palju võimsamat välksõda kui see, mis Kiievi all läbi kukkus, ning oodata võimalikke muutusi lääne poliitilises tahtes. Riskid on suured ja geopoliitika muudab need veelgi keerulisemaks. Külmutatud konflikt nõuaks Ukrainalt sisuliselt paigale jäämist, samal ajal kui Venemaa end taastab, kuid Ukraina pole näidanud mingit märki, et ta oleks sellega nõus. Kõige olulisem on, et igat pikemat pausi tõlgendaks NATO otsese kinnitusena laiemaks sõjaks valmistumise kohta. Lõppude lõpuks pole mingit põhjust lihtsalt sõda peatada ja rahu paluda, kui sa samal ajal toodad selle sama sõja jaoks rohkem relvi. Kolmas ja kõige tõenäolisem stsenaarium on, et sama asi kordub pidevalt. Venemaa teeb väikseid pealetunge, et jõuda uudistesse. Ukraina suurendab vasturünnakuid. Kui üks pool näitab märkimisväärset mõrkust, võib juhtuda, et sõda laheneb aastal 2026. Võib juhtuda, et sõda venib aastateks ilma lahenduseta. Sisemine surve Venemaa valitsusele kasvab iga kuuga, kuni süsteem murdub. Kui see juhtub, teatab The Military Show sellest. Jääge tellijaks igapäevaste videote jaoks. Ja rääkides Eesti raportitest, siis kindlasti vaadake sellest videost, mida Eesti plaanib teha näiliselt vältimatus Venemaa NATO sõjas. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!